Tervist, mina Illar Kohvinova. Täna 14. juuni, aasta on 2018. Ma räägiks ühest sellisest põnevast kõlakast, mida ma sain täna teada ühe vanema põlve sellisel laulja käest, sõnaga, kes soovis jääda täiesti anonüümseks, sellepärast et kui sellist juttu, nagu ma praegust hakkan siin kõlakana rääkima, et siis hakatakse teda kiusama taga. Aga ma siis ei nimeta selle laulja nime. Aga ma ütlen seda, et laulja ütles mulle seda, et see käib ka Elmeri raadio kohta see jutt täpselt, et EAS-ist suured summad välja pumbanud Trada Attack ning mitmed teised ostavad omale Elmeri raadios reklaamiraha eest kohti edetabelis ning Sunlight saab suuremat tähelepanu kui näiteks Anne Veski ja Ivo Linna. No ma ei teadki, mis asi see Sunlight üldse ongi, aga ma hakkasin YouTube'ist nagu vaatama, siis selgus, et sinna bändi kuulub see Elmari mingisugune saatejuht Lauri Herman. No tere talv ütleks selle kohta, et siuksed on ka mingisugused lauljad, ühesõnaga, et noh, ei loomulikult võivad, et eks mina ja Eiki Ainsalu teeme ka ju siukseid laule sõnaga ja teeme ka show'd, aga noh, see selleks. Aga et tõepoolest, et kas siis tõesti mingisuguse suurte summade eest ostetakse siis Elmeri raadios siis mingisuguseid reklaamirahade, tähendab, loen uuesti, et EAS-is suured summad välja pumbanud Trada Attack ning mitmed teised ostavad omale Elmeri raadios reklaamiraha eest kohti edetabelis ning Sunlight saab suuremat tähelepanu kui näiteks Anne Veski ja Ivo Linna. Vot, nii et tehke ise omale järeldused. Panin Facebookiga selle küsitluse üles, aga siiamaani nagu ei ole keegi kommenteerinud, noh, keegi ei taha sellist asja kommenteerida. See asi tuleb uurimisele võtta, et kuidas nad ikkagi need edetabelid koostatakse, mille alusele sõnaga ja mis rahade eest ja mis rahade eest üldse Elmeris igasugust laule mängitakse, kelle laule ja kui palju, ja see asi tuleb kõik uurimisele võtta, nii et mina Illar Kohvinova.